Eesti Panga värske finantsstabiilsuse ülevaate kohaselt suurendab pankadele kehtestatud eritaoline tulumaks riski finantsstabiilsusele. Millisel moel need riskid avalduvad? Eesti Pangas meie asi ei ole hinnata maksumuudatuste poliitilist mõju mõistlikkust, vaid ka antud juhul me puhtalt hindame tulumaksuseaduse muudatuste mõju finantsstabiilsusele, võimalike riskidele finantssektoris. Ja nüüd vaadates neid erisätteid, mis on kehtestatud pankade maksustamisele, meile tundub, et see finantsstabiilsuse vaatenurgast positiivne ei ole. Probleem on just selles, et kuna panku sunnitakse juba ette tulumaksu kasumitelt riigile maksma sõltuvalt dividendide jaotumisest, siis me tegelikult senisest vähem motiveerime neid koguma kapitalipuhvreid, tugevdama bilansse. Ja see meie arvates on probleem just pigem ka uute ja kasvavate pankade jaoks, kellel need puhvrid ei ole veel nii suured. Miks üldse pangad peavad olema kasumlikud ja miks teil peavad olema kapitalipuhvrid? No eks iga ettevõtte pikaajaliselt tegutsemise huvides peab olema lõpuks kasumlik, aga pankade puhul on siin veel eriroll, kuna nad tegelevad kogu majanduse rahastamisega. Me ei taha, et see satuks ohtu. Ja võib-olla mis veel tähtsamgi on see, et pangad hoiavad avalikkuse hoiuseid. Me tahame olla kindlad, et inimeste raha on kindlalt hoitud ja just seetõttu on tähtis, et pankade bilansid oleks tugevad ja neil oleks piisavalt kapitali. Kas mingi aspekt on veel, mis häirib selle uue pankade eritaolise tulumaksusüsteemi puhul? Üks aspekt, millele me ka eelnõu menetlemise käigus Rahandusministeeriumi tähelepanu pöörasime, puudutab maksustamise reeglid, mille kohaselt see eritaoline tulumaks kehtib ainult pankadele kui krediidiasutustele. Samas pangad ka Eestis tegutsevad sageli gruppidena, ühte pangagruppi võib kuuluda lisaks krediidiasutusele veel ka näiteks liisingettevõtte ja muid ettevõtteid. Ja selle seaduse tulemus võib olla et pangad on motiveeritud osa oma laenutegevusest tõstma krediidiasutusest välja mõnda teise grupi osasse. Järelevalve nende nii-öelda mittepankade üle on suhteliselt nõrgem ja see teeb ka raskemaks potentsiaalselt võimalike kriiside lahendamise tulevikus, kui need peaksid kunagi meieni jõudma. Aitäh!